ja kui siia hakkab ise mängima. tere! tere hommikust! tere hommikust! tere! Ootame Külliga ära, ma usun, et ta kohe tuleb. Tere, Külli! tere hommikust! Nii, aga kuna te olete kõik olemas, hakkame siis pihta. Tänase päeva teema on meil turundus ja me proovime sellele läheneda sellest lähtepunktist, kus teie antud hetkel olete. Ehk siis me ei hakka tegema mingisugust suurt ja keerulist analüüsi sellest nii-öelda, et kus on need kliendid, kes juba ostavad, vaid eelkõige me proovime mõelda läbi selle, et antud hetkel, kui te hakkate alles alustama oma teenuse pakkumisega või mingisuguse toote pakkumisega, et siis esialgu ei ole teil veel mitte midagi ja mis on siis turundus nii-öelda teie tähenduses. Proovime sellest vaatepunktist lähtuda ja teha võimalikult praktiliselt ära palju neid asju, mis aitaksid teil alustades lihtsamini edasi liikuda ja jõuda tänu sellele klientideni. Meil on pooleli natukene see konkurentide peatükk, aga praegusel hetkel ma sellele üldse ei keskendu, et kui me selle turunduse oleme läbi vaadanud ja seal me vaatame ka konkurente põgusalt, siis järgmises päevapooles, kui me tuleme tagasi pausi pealt, siis saame neid konkurente ka veel üle vaadata. Ma usun, et me saame siit lihtsalt päeva esimesest poolest juba mingisugused uued nii-öelda mõtted ka sinna konkurentide peatükki, et siis me ei raiska selle peale topelt aega. Korra vaatan ja salvestab ka ilusti. Et üks asi, siis mis te võiksite praegu lahti võtta, on teie kõikide kaustas on nimelised turunduse failid eraldi, et kohe praegu me ei lähe mitte äriplaani, vaid teeme eraldi, täidame ühte teist faili, kus on abiks nii-öelda küsimused, mis aitavad selle turunduse peale natukene mõelda. Ja siis lõpupoole, ma arvan, päeva teises pooles me täidame äriplaanist ka ära selle turundusplaani osa, aga kui me kõik need samad küsimused paneksime sinna turunduspeatükki, siis seda oleks natukene liiga palju. Täna kindlasti me kasutame chati abi, sest on palju asju, mida on raske ise välja mõelda, ehk siis ma loodan, et te olete chatiga sõbrad. Ei ole oluline, kas teil on ChatGPT või on teil Claude või mingisugune muu lahendus, mida te kasutate, et lihtsalt võtame sealt natukene nii-öelda nõu ja abi, et asjad paremini läbi mõelda. Aga eelkõige esimeses otsas paneme asjad kirja oma peaga ja siis aitame temal nii-öelda täiendada või kaasa mõelda. Et mitte ei küsi kohe tema käest, sest et siis lõpuks me enam ei saa aru, et mis on meie mõtted ja mis on chati mõtted, on ju. Et teil on kõikidel oma nimeline fail oma kaustas, võite need siis lahti võtta, meie küsimused on identsed, aga et te saate kohe enda faili täitma hakata. Esimene asi või üleüldse esimene küsimus, mida me võiksime siin praegu koos mõelda, on see, et kui sa oled täiesti alustav ettevõtja, see tähendab, sa oled oma ettevõtlusteekonnal selles punktis, kus ütleme, et heal juhul sa oledki läbinud mingisuguse koolituse ja siis ühel hetkel seisad sa selle ees, et sa pead oma ettevõtte ära registreerima. Sa registreerid oma ettevõtte äriregistris, maksad selle eest ära 265 € riigilõivu,
siis on sul see ettevõte olemas, sul on mingisugune juriidiline keha. Aga mis siis edasi saab? Kust need kliendid peaksid sind leidma, mismoodi see turundus sinu jaoks välja näeks, ehk siis kõik need etapid, mis sa pead selle jaoks üleüldse läbi tegema või mis sul olema peaks, et ennast nähtavaks teha. Mis teie mõtted selles osas on? Kes tahab rääkida? Ma ei saanud praegu küsimusest aru. Küsimus on see, et ütleme, et sa oled oma ettevõtlusega selles kohas, kus sa oled oma ettevõtte ära registreerinud ja sul ei olegi mitte midagi muud. Sul on ettevõtte registreeritud, sul ei ole veel kliente. Kuidas sa nende klientideni jõuad? Mis on need sammud, mis sa arvad, et sa peaksid siis ära tegema selleks, et kliendid hakkaksid sind leidma? Turunduse mõttes. Sotsiaalmeedia lehekülg kindlasti. Ja. Koduleht. Ja. Mitu sotsiaalmeedia lehte isegi. Praegu on ju ka LinkedIn nii-öelda, kui sa otsid ettevõtjaid, siis sealt nii-öelda ju ka, see on küll kasvav trend, aga ma ise sellega veel liiga sina peal pole, aga tõenäoliselt ikkagi Facebook, Instagram, LinkedIn ja koduleht. Ehk siis kodulehe loomine, sotsiaalmeedia lehekülg. Ma panen siia kirja ka need mõtted, mis sa välja tõid. Facebook, Instagram. No, ma panen lühidalt. Mis veel? Kas kellelgi tuleb veel midagi pähe, et teed need leheküljed ära, mis siis veel võiks saada? Tegelikult võiks ette olla tehtud nagu mingi mõte, et mis eesmärgiga sa need teed või mida sa seal üldse nagu jagama hakkad või midagi taolist. Miks ma seda teen? Õige. Põhiliselt on siin juba päris hea kondikava koos sellest ka, mis me nii-öelda täna vaatama või tegema hakkame siin. Sest tegelikult ongi see kõik õige, mis Liis ütles, et päris alguses meil ei olegi mitte midagi ja tegelikult nagu kui me läheksime nüüd sellest punktist veel sammu tagasi, siis väga tihti esimene ja kõige raskem komistuskivi on see, et mul ei ole isegi ettevõttele nime. Ma tean laias laastus, mida ma teha tahan, aga olen selle asutamise hetke ees ja seda nime on hästi keeruline oma ettevõttele panna. Kõik head asjad, mis sulle pähe tulevad, tõenäoliselt on suures osas juba ka nii-öelda võetud. Et kõik need sellised head kõlavad nimed, kui sa vaatad, on suures pildis ikkagi võetud või siis on mingi sarnase kõla või kirjapildiga asi juba võetud. Et näiteks kui mina oma esimest ettevõtet tegin, siis ma sain äriregistrilt 4 korda vist tagasi selle. Ei olnud küll täpselt sama nimi, mida ma tahtsin panna, aga oli sarnase kõlaga või sarnase kirjapildiga nimed. Ja nad saadavad selle lihtsalt tagasi ja paluvad valida uue nime. Et see on see, millega heitlevad hästi paljud alustavad ettevõtjad, et õudselt raske on panna oma ettevõttele nime. Ja siis sealt edasi tulevadki need, et kui sa saad selle nime ühel hetkel ära pandud, et aga mis siis edasi saab ja millises järjekorras neid asju teha. Ja siis proovimegi täna nii-öelda teha sellest päevast võtta selles mõttes maksimumi, et need küsimused või nendele küsimustele oleksid teil juba mingis mõttes vastused olemas. Et kui te ühel hetkel sellega tegelema hakkate, siis teil on enda jaoks mingisugune järjekord või kondikava paigas. Ehk siis üks asi kindlasti, mille juurde me tuleme tagasi siis, kui kõik muud asjad on täidetud, ongi see ettevõtte nimi. Kas kellelgi teist on juba selge, mis ta tahaks oma ettevõttele nimeks panna, kui ta ettevõtte ära registreerib?
Minul on nimi olemas. Väga hästi. mul on ka tegelikult nimi olemas. Ahah, õnnelikud inimesed. Vivian, kas sul on ka nimi olemas? No ma loodan küll, jah. Okei, siis teeme ikkagi niimoodi, et ärge oma saladusi praegu avaldage, et liigume siit natukene edasi ja siis jõuame nende esimeste ülemiste punktideni. Aga hakkame pihta sellest, kuna me kliendi peatüki oleme tegelikkuses juba läbi teinud, siis jõuame tagasi selleni, et tunne oma klienti. Ehk siis kõigepealt sõnastaks ära selle, mida te pakute. Te teate suures pildis, mis see toode või teenus on, mida te pakkuma hakkate ja pange oma failidesse see 4. punkti esimene alapunkt, mida sa pakud. Ma panen siia toode või teenus, sest teil on teenused, eks ole, versus tulemus versus väärtus. Ehk siis pange, sõnastage siia alla, nii-öelda tehke endale see, et te saate siia kirjutada. Sõnastage ühe lausega oma teenus. Sõnastage ta selliselt, et kui sa selle nüüd kirjutad läbi ja mulle ette loed, siis mina kui klient saaksin aru, millist teenust sa pakud. Proovige ühe lausega see kirja panna. Nii, kas on valmis? Vist küll. Nii, mida Liis pakub? Pakun sinu ettevõttele turvatunnet, et raamatupidamine on korras ning numbrid selged ja arusaadavad. Ehk siis sinu puhul isegi sa oled juba jõudnud selle 3. punktini, see oleks nagu see väärtus, et see ongi see turvatunne, mida ta saab. Kui selle teenuse enda peale mõelda, siis lihtsamas keeles on see, et ma pakun raamatupidamisteenust, on ju, teistele ettevõtetele. Jah. Väga hea. Nii, kas Küllil on valmis? No minul tuleks ta esialgu väga lühike puhtuses ära sinu koju. Ehk siis teenus, mida sa pakud tegelikkuses on koristusteenus, on ju? Jah. Sa võidki selle esimese punkti alla kirjutada, et minu teenus, mida ma pakun, ongi koristusteenus ja siis praegu oled sa pannud selle suunitluse nagu kodudele ehk siis lihtsalt inimeste kodud nii-öelda on ju, et oled praegu sealt välja jätnud need büroopinnad ja asjad. Jah, ma üldiselt need büroopinnad nähtavasti jätangi sinna tahaplaanile, et ma keskendun erakliendile ja keskendun siis kindlustusjuhtumitele. Okei. Nii, Vivian, mis on sinu teenus? No ma ei ole päris täpselt veel ära sõnastanud seda, aga pakun iluteenust, mis hõlmab keelküüsi, klassikalist ja spa-pediküüri. Pakun klientidele hoolitsetud välimust näiteks, või ma ei tea, ma pean seda veel mõtlema. Ja,
seesama asi, et praegu ongi see koht, kus me sõnastame hästi lihtsalt, ehk siis see teenus ise, mida sa pakud nii-öelda, et mida mina kliendina sinu käest osta saan, ongi näiteks see spa pediküür ja see klassikaline pediküür ja keelküüned. Et see sobibki väga hästi, ehk siis kui sa panedki niimoodi kirja, et mina ka tegelikult pingutasin siin isegi natuke rohkem, kui oleks pidanud, et piisab tegelikult sellest täitsa, et noh, ma teen teiega kaasa, on ju, et kui ma ütleksin, et minu teenus on, osutan assistendi teenust. Nüüd järgmine küsimus on, et mis on selle sinu pakutava teenuse tulemus, ehk siis Liis pakub raamatupidamisteenust, Külli pakub koristusteenust ja Vivian pakub iluteenuseid, maniküüri ja pediküüri siis, eks ole. Et nüüd on küsimus minu teenuse tulemus, ehk siis proovi sõnastada jällegi ühe lausega see, et mis on sinu teenusest saadav tulemus, ehk see on kliendi perspektiivist. Millise tulemuse klient saab, kui ta ostab sinu käest näiteks seda raamatupidamisteenust? Tulemus. Kas kõikidel on vähemalt üks teenuse tulemus kirjas? Ja Liis, kas sa alustad? raamatupidamine on korras ja numbrid arusaadavad. Ettevõtja saab oma põhitegevusega tegeleda. Super. Külli? Mul jooksis sõnastusega natukene sassi, et vist on liiga hommik minu jaoks veel. Äkki me saame aidata? Et noh, ta ongi ju seesama, et erakliendi puhastus, aga ma ei oska. Ehk siis see tulemus, mida klient sinu teenusest saab, ongi see, et klient saab puhta kodu, on ju. Puhta kodude rahulik või endale vaba aega, stressivaba. Just. Ja needsamad asjad sobivadki, et tegelikkuses siin teenuse tulemuses juba võib olla neid vastuse variante mitu. See teenus iseenesest, mille me päris esimesena sõnastasime, et see võikski olla niimoodi hästi lihtne ilma igasuguse nii-öelda
ilusate kõnekujunditeta. See on umbes niimoodi, et kui sa näed oma vana klassiõde või klassivenda kuskil poes juhuslikult ja ta küsib su käest, et et pole 20 aastat näinud, et millega sa siis nüüd tegeled, siis see on see vastus, eks ole, et ma pakun koristusteenust või et ma pakun raamatupidamisteenust teistele. Okei. Ja tal on vastus käes, on ju. Nüüd see teenuse tulemus, see on see, mis nagu võiks klienti ka kõnetada. Need on kõik need asjad, mida sa saad hiljem ka sotsiaalmeedias ära kasutada, et need sõnumid ongi väga erinevad, et mõnda klienti kõnetabki see, kui sa ütled talle ette, et noh, ütleme minu puhul näiteks, et minu teenus on see, et osutan assistendi teenust ja siis ma võin seda assistendi teenust turundada näiteks sotsiaalmeedias niimoodi, et hei ettevõtja, kui teeme koostööd, siis jääb sul rohkem aega oma põhitegevusele ja müügile. Noh, ma arvan, me kõik oleme näinud selliseid mingeid loosungeid, on ju, aga mõnda klienti see päriselt kõnetabki, sest see on see tulemus, mida tema sellest koostööst ootaks. Ehk siis teie puhul ka, et kui te nüüd sõnastate oma seda teenuse tulemust või tulemusi, sest et neid on tavaliselt mitu, et mis on see ootus, mis klient teie koostööle seab, millist tulemust ta võib soovida. Et need, mis sa küll nimetasid, need sobivad. Vivian, mis sinu teenuse tulemus on? Hoolitsetud käed ja jalad igaks päevaks. Õige. Ja nüüd siis viimane asi on teenuse väärtus. Ehk siis sa lood kliendile oma selle teenusega ja teenuse tulemusega mingisugust väärtust. Näiteks minu teenuse väärtus antud hetkel oleks siis see, et kliendil tekib reaalne ajaline kokkuhoid, sellepärast et mina teen ära mingisugused tüütud paberimajandused ja sellised asjad, mida ta saab delegeerida. Delegeerib need mulle, ma teen need ära, temal on ajaline kokkuhoid. Täpselt samamoodi väheneb tal stress ja tal on väiksem halduskoormus näiteks. Et need on need väärtused, mida see teenus loob. Mõelge enda puhul samamoodi läbi, et vähemalt ühe võiksite siia praegu kirja panna. Kui väärtuse sõnastamine läheb nüüd keerulisemaks, et need 2 esimest olid lihtsamad, kuidas tavaliselt see niimoodi on, siis seda võite juba chati käest ka küsida. Nii, kas on olemas? Ja Nii, Jah. ma selle siis lugesin enne juba ette, aga mul tuli 2 tükki praegu. ja Pakun sinu ettevõttele turvatunnet, et raamatupidamine on korras ning numbrid selged ja arusaadavad. Ja teiseks pakun sinu ettevõttele vaba aega, et tegeleda oma põhitegevusega. super. Võib-olla vaba aega raamatupidamise kõrvalt või? Võib-olla nii täpsustada või? Jah, vaata, see ongi see, et kui sul nüüd see tuum on paigas, siis tegelikult nendest samadest väärtustest või tulemustest saad sa keerutada hästi palju erinevas sõnastuses, et sa müüd kogu aeg sama väärtust, aga sa saad seda pakkuda erinevas sõnastuses. Ja siin tulebki sisse see konks, et ühte klienti kõnetab üks sõnastus ja teist teine, on ju. Et kõik need on õiged, mis sa siia nüüd oled välja mõelnud. Nii, Külli. No minul tuli, et puhtus, mis loob hea tunde, laitmatu tulemus iga kord.
ma isegi ütleks, et see sobiks väga hästi sinna teise punkti alla, aga see väärtus nüüd laiemalt oleks veel kuidas ma ütlen siis, sul on teenus, mida sa pakud ja kokkuvõttes see, mida klient sellest saab, ehk siis klient tegelikult ostab sinu käest seda väärtust. Ta ei osta sinu käest mitte lihtsalt koristusteenust, vaid ta tahabki saada sedasama, no ütleme, et sinu puhul ka näiteks täiesti see aja kokkuhoid väga hästi sobiks, sest et klient kokkuvõttes hoiab oma aega kokku, on ju, et siis mõtleme, mis sinna veel sobiks, teised võivad ka kõrvalt aidata, mis Külli puhul, kui te mõtlete, et teie tarbiksite seda Külli pakutavat teenust, siis millist väärtust see teenus teile pakuks? Kvaliteetaeg perega. Ja kindlasti. Nii, kas tuleb kellelgi veel häid mõtteid? Aega lastega tegelemiseks näiteks. Ja. Või aega iseendale. Trennis käia. Just, ja küüntes. Ja küüntes. Noh, siis üleüldiselt oleks sul selline, kui seda teenust tarbida, eks ole, selline tervislikum, esteetilisem keskkond, seda ja ütleme ka see kvaliteetne puhastus, et üks asi on see, kui mina ise mingisuguse suvalise lapiga tõmban kapi peal see puhtaks versus see, et Külli tuleb ja teeb selle õigete vahenditega, õigete lappidega, ma ei tea, peale pesemist mingid pinnad ka kuivatab, mis annab nagu eriti hea tulemuse, on ju. Et need mõtted võid endale sinna kõik järjest ka kirja panna. Nii. Ma arvan, et sellega ongi juba hästi, et sa said sinna vist, ma arvan, üks 3-4 punkti kindlasti. No kvaliteetaeg perega, aeg iseendale, esteetiline puhtus. Just, ja ka professionaalne puhtus nii-öelda. Et need on juba head. Vivian, mis sinul sinna tuli? Ilu, mis kestab ja aeg iseendale. Just. Ja ma arvan, et eriti suur osa sellest on tõesti see, et ilu, mis kestab, sellepärast, et see on ikkagi tohutu vahe, et kas teed ise kodus või lased teha, et inimesel, kes tõesti nagu oskab, on ju. Ja tegelikult on see ikka väga mõnus aeg ka. Nii, aga nüüd ma tahan küsida teie käest seda, et kellele sa seda väärtust, tulemust ja teenust müüd. Nüüd te ütlete kindlasti mulle, et me juba täitsime kliendi peatüki. Kliendi peatükis sõnastasite enda peamise kliendi, aga siin ma tahaks teada, kes on teie ideaalne klient, ehk siis teie jaoks see klient, keda te ise nii-öelda näete, et te tahaksite kõige rohkem teenindada. Loomulikult te neid teisi ka minema ei aja, aga kes oleks teie jaoks see täiesti nagu sellele teenusele ideaalne klient, kellega te ülihea meelega teete koostööd. Ja siin on siis erinevad punktid, et pange kirja, mis võiks olla tema vanus, mis võiks olla see nii-öelda eluolukord, on ju, kus ta parasjagu on või et miks ta nii-öelda pöördub, siit tuleb natukene see seos ka välja. Suurim probleem, mida ta kardab ja mida ta vajab. Ehk siis selline natukene ilukirjanduslik jutt tuleb siia.
nii, kas Liis, sinul on valmis või? ja minul on valmis. Aga hakkame siis vaikselt vaatama. Hakka ise otsast tulema nende küsimustega, nii nagu sa tunned, et Minu ideaalne klient on 30 kuni 55 aastane ettevõtja. No see numbrivahemik on seal, võib ka natuke kõikuda. Ta tegutseb meelelahutusäris, enamasti iseenda tööandja, aga võib hallata ka kuni 5 töötajat. Tema suurim probleem on see, et töö on tihti hooajaline ja see teeb rahaasjad tema jaoks natuke segaseks. Lisaks on vaja ära teha seadusest tulenev raamatupidamise kohustus, ehk siis 2 probleemi. Ta kardab, et ei suuda rahaasju stabiilsena hallata, kuna sissetulekud on hooajalised. Lisaks ta ei oska raamatupidamist teha ning kardab, et kui aruanded jäävad esitamata, siis ettevõtte kustutatakse. Ta vajab raamatupidajat, kes annab nõu, kuidas paremini majandada ja hoiab rahaasjad korras ning aruanded õigel ajal esitatud. Ning ta vajab turvatunnet, et ei pea aruannete esitamise pärast muretsema, kuna raamatupidaja teeb seda. super. Külli, kas võtad jutujärje üle? Minu ideaalne klient oleks siis, minul tuleb hästi suur valuse vahe, 20 kuni 70. Ta on töötav, kas siis kodukontoris või hõivatud väljaspool kodukontoris, paljulapseline, vanemas eas ka liikumispuudega. Suurim probleem, mis tal praegu on liiga pikk aeg, mis kulub koristamisele, puudulik teadmine puhastusainete teadlikust kasutamisest ja tulemus ei vasta soovitule. Hirm on siis rikkuda erinevaid pindasid ja tekitada sellega endale lisakulusid. Soovib usaldusväärset inimest, kes teab ja tunneb oma eriala, kes on usaldusväärne ja samas ka diskreetne. Nii, praegu on kõik, jah? Jah. Hästi, Vivian? Minu ideaalne klient on siis vanuses 20 kuni 50. Ta on töötav naine või ema, kes soovib hoolitsetud käsi ja jalgu ega pea kõige olulisemaks, et teenus kestaks võimalikult lühikest aega. Suurim probleem on siis, et tal ei ole aega või oskusi oma küünte eest ise hoolt kanda ja et ta soovib usaldusväärset küünetehnikut. Karta võiks ta ebahügieenilist tööd, et küüned ei püsi ja ebamugavat teeninduskogemust. Ja mida ta siis tahaks saavutada või vajaks, on kaunid ja hoolitsetud küüned, mõnusat aega iseendale ja sõbralikku ja rahulikku teenindust. Super. Kas te juba kasutasite chati abi ka või on praegu see tekst peast tulnud? Chati ka natukene ikka. Mina ei kasutanud. Mina ka ei kasutanud praegu. Okei, aga teeks siis niimoodi, et võtame nüüd need esimesed 2 punkti. Söödame need chatile ette, seesama, mida me tegime siis siin, et tunne oma klienti, ehk siis mida sa pakud, anna talle ette see info, mis sul juba on olemas. Ütlegi talle, et mul on plaanis hakata pakkuma näiteks siis koristusteenust, on ju, võid kopeerida selle teksti talle täitsa siit. Arvan, et minu teenuse tulemus on, pane siis need, mis sa enda sõnastuses praegu kirja panid ja et mis sa ise kirjutasid oma väärtuseks. Küsi, et ta sõnastaks need võib-olla veel täpsemaks, on ju, selle suunitlusega kirjutagi talle ette, et ma saaksin neid lauseid või seda sisu kasutada vajadusel sotsiaalmeedias. Ja täpselt samamoodi, las ta vastab sellele esimesele küsimusele ära ja siis nopi enda jaoks sealt välja need osad, mis sind kõnetavad, mida ta sulle soovitab, pane endale need siia faili kohe ja siis lähme selle teise küsimusega, et vaatame, kas te saate sealt mingit sellist tulemust, mis nii-öelda täiendab teie enda mõtet veel.
hetkel siis ainult 4. punkt või? jah, võta praegu see jah. Ja siis vaatame siit edasi.
nii, kas ta pakkus teile juurde midagi sellist, mille peale te ise ei tulnud? otseselt ei tulnud nagu minul. et see on, kui sa olid iseenda jaoks need asjad juba sama hästi läbi mõelnud, siis väga tubli. aga minul, kas, minul nii? ta kirjeldas nagu, noh, ma ise küsisin, aga kirjeldas mulle nagu rohkem lahti ka teenust on ju, nagu pakkus rohkem variante, sest tegelikult see üks teenus ju ei ole lihtsalt, et ma teen raamatupidamist, selle võib ju lahti võtta 10 erinevaks asjaks. Et tõi väga palju lisapunkte. Väga hästi. Ja nüüd siis andke talle ette see alumine ots ehk siis ütlegi talle, et aita mul sõnastada minu ideaalne klient. Vanus, siis ütleme see nii-öelda eluolukord või ärifaas, eks ole. Suurim probleem, suurim hirm ja mida vajab. Vaatame, mis ta selle kohta ütleb. Et kas te saate sinna ka midagi juurde veel?
Vivian, kas sina leidsid siia veel mingit head pointi juurde või jäi sul nii nagu oli? Ma midagi kuskil muutsin natukene. Kas tuli siit veel mingi niisugune ere nii-öelda taipamine ka, mida tahad jagada? Ei tulnud põhimõtteliselt. Okei. Liis, kuidas sinul oli? Said veel juurde midagi? ja sain küll juurde, et nagu täiendust siia, mis mul juba kirjas oli nendele, et see nii-öelda pikaaegne partner, et pakun seda siis, et aitan korraga asjad korras hoida, mitte ei tegele, siis ei pea tulekahjude kustutamisega tegelema, on ju. Tehingute ja arvete haldamine, et sellega saab seostada. Ja siin oli veel. Ja ta pakkus mulle isegi niimoodi, et mida nagu äriplaani jaoks kirjutada ja mida nagu sealt edasi sotsiaalmeedias kasutada. Noh, et millised lause saab sellest nagu nii-öelda välja võtta. Nii, Külli? Ma sain päris palju täiendatud, õigemini võib-olla siis paremini sõnastatult, et ta kirjeldas minu jaoks paremini välja, mida loodetakse või oodatakse. Kuna ma olen siin aeg-ajalt seoses selle firma nime ja sloganitega juba taga pikemalt rääkinud, siis ta juba tunneb mind, et siis ta päris kiiresti annab mulle vajalikud laused, asjad kätte, et sain päris palju siia täiendatud. Jah, see on väga hea, sest et lihtsalt miks on nagu sellest abi, on ka see, et kui sa ise mõtled oma teenuse peale, siis tahaks minna selles sõnastuses selliseks võib-olla sageli niisuguseks nagu uhkeks ja natukene keeruliseks ja nagu niimoodi sõnastada, et see nagu tunduks niisugune hästi prestiižne, on ju. Aga tegelikult see inimene, kellel on see tema maailmas see pisikene probleem või mingisugune mure, talle piisab sellest lihtsast sõnastusest, mis sinu enda kui nagu ütleme professionaali ja teenuse osutaja jaoks tundub nii nagu loogiline, et see on ju loogiline, et ma pakun puhtamat kodu näiteks või et see on ju loogiline, et numbrid on korras, aga see lihtne nii-öelda lause võib-olla ongi see, mida klient otsib, et tal ei olegi vaja niisugust nagu tohutult keerulist
ja niisugust nagu ilukirjanduslikku juttu tihtipeale, vaid piisabki, kui sa tood need olulised põhipunktid välja, et sellega juba teinekord nagu veenab ära kliendi, et meie koostöö sujuks, on ju, ja et me saame teineteisele kasulikud olla. Ehk siis mul on väga hea meel, kui see punkt sai veel täpsemaks. Lähme siit edasi. Küsimus on nüüd järgmine, et millisest kohast ostab klient sarnaseid tooteid või teenuseid praegu? Ehk siis praegu sellel momendil sina veel ei paku oma teenust, aga sa hakkad pakkuma sarnast teenust. Nüüd selle jaoks, et saada pilt ette sellest, kuidas sa võiksid hakata oma teenust turundama, oleks oluline teada, et kus kohast klient seda infot otsib. Et kust kohast ta saab oma info, kui tal tekib selle teenuse vastu huvi ja kus kohast ta teeb selle reaalse ostu või kokkuleppe ostuks. Et mis on need keskkonnad ja panna need nagu kirja niimoodi, et sa mõtledki jällegi kliendist lähtuvalt, et mitte, et kust sina arvad, et ta infot otsib, vaid kust klient päriselt infot otsib, et selles osas ka võib-olla, kui endal on keeruline ennast sinna kliendi kingadesse mõelda, on see nüüd see koht, kus saab vastastikku üksteiselt võite siin küsida, sest et te kõik olete potentsiaalselt üksteise teenuse tarbijad, meil on nagu selles mõttes grupis väga hästi õnnestunud see on ju, see grupi koosseis nii-öelda, et võite üksteist ristküsitleda ja kui sellest ei ole piisavalt palju abi, siis ka jällegi chati käest nagu abi küsida, sest ma olen suhteliselt kindel, et ise on sellele küsimusele kõige keerulisem vastata, sest sa oled ise juba nii-öelda samm kõrgemal. Külli ja Viivian, kui te vajaksite raamatupidajat, kust te otsiksite? Jah, mina alustaksin kõigepealt tuttavatest ja siis läheks edasi nähtavasti Google'sse. Ma isegi küsiks siit edasi, et oletame näiteks Külli, et sa küsid, küsid oma tuttava käest ja ta soovitab sulle, et näiteks Raamatupidaja OÜ, et mina kasutan teda väga hästi, teeme koostööd. Kas sa usaldad ainult oma tuttava soovitust või sa teed ise tema kohta nüüd mingisuguse taustauuringu ja vaatad rohkem? Et kuidas sa valiksid lõpuks välja? No ma kindlasti, kui ma saan mingi soovituse, siis ma vaatan Google või millegi, et põhimõtteliselt ikkagi Google kaudu näiteks neid reitinguid, sealt jookseb ju ikka välja seda infot selle ettevõtte asja kohta, võib-olla kommentaare. Ja ma kindlasti ei jääks ainult ühe, et ma vaataks võib-olla, mis on veel minu läheduses, mis võib-olla pakuks vastavalt minu hetke nõudmistele siis samasugust teenust, et siis paneks võib-olla kõrvutaks neid ja vaataks neid võimalusi. Kindlasti hakkab seal siis edaspidi kõik muus, need hinnad ja asjad ja suhtlused ka mängima. Viivian, kuidas sina valiksid endale raamatupidajat? Ja ma ei tea, ma guugeldaks ilmselt. Ja siis sa näiteks leiad sealt 5 tükki või 6 tükki, mille järgi sa valiksid? Ma ei teagi ju. Mul ei ole raamatupidajat vaja olnud kunagi. Ma küsin, uuriks mulle ära, kus on kõige parem tagasiside. Mille põhjal sa seda tagasisidet vaatad? Näiteks kodulehene tagasisidet või kus sa vaatad tagasisidet? No ma ei tea, chat leiab üles netist ju 2 sekundiga. Ma ei teagi ju. Kuskilt saab neid review'sid ja asju vaadata ju selles suhtes.
äkki või? ma arvan, et see on selles mõttes väga hea point, et suure tõenäosusega praegu nagu järjest rohkem ja rohkem selle klassikalise Google'i otsingumootori asemel kasutatakse chati abi ja see on nagu üks väga suur võtmesõna praegu turunduses, et kui sa oled nii-öelda chatile atraktiivne nii-öelda teenusepakkuja või kodulehekülg, keda ta suudab üles leida, et pakkuda sind, ütleme, teiste hulgas, siis oled sa juba nagu võitnud, et see on kindlasti pool, noh, millega tuleks tegeleda. Et ütleme, kui on niisugused piirkonnapõhised teenused nagu Küllil või Vivianil, et klient, noh, chat võib mulle soovitada teenusepakkujat Tallinnas, aga kui mina asun näiteks Viljandis, siis suure tõenäosusega ma ikkagi otsin kodu lähedalt, on ju, et seal töötavad natukene teised kanalid, aga selline nii-öelda asukohavaba teenus, selle puhul kindlasti inimene kasutab seda klassikalist Google'i otsingut ja lisaks siis chati abi ka. Et Liisile see kindlasti on oluline. Aga siis küsime ka seda, et kui sa, Vivian, näiteks vajaksid oma kodulähedases piirkonnas koristusteenust, näiteks salongi koristamiseks või kodu koristamiseks, kus sa selle kohta infot otsiksid? Facebookis on koristushullude grupp, ma vaataks sealt. Ja oleks samamoodi vastanud. Mina ka. Ja siis vaataks suhtluse põhjal, et kes kuidas selle pakkumise esitab, kes kirjutab privaatselt, missugune see jutt mulle nagu nii-öelda kõige rohkem meeldib või pakkumine nagu, et kuidas see nii-öelda nagu üles on ehitatud. Nii, aga tüdrukud Liis ja Külli, kui teil on vaja nüüd tahate küüned ilusaks saada, siis mille alusel see otsus sünnib, et kelle juurde minna? Siin on kindlasti väga suur osa soovitusel. Et kui sõbrannal on ilusad küüned ja ma tahan endale ka, siis ma kindlasti küsin, kus said. Ja võib-olla teine asi on veel ka kindlasti sotsiaalmeedia lehekülg, kas siis Instagram või Facebook, et kui sa kogu aeg postitad teiste ilusate küünte pilte, siis ja see jääb mulle silma, siis ma kindlasti vaataks ka selle kaudu, et kas see võiks mulle ka sobida. Et kodulehte ma ilmselt esmalt otsima ei hakkaks, et ma pigem kirjutaksin sotsiaalmeedias näiteks. Ja seal sotsiaalmeedias on kindlasti ka need hinnangud väga olulised, et ütleme Facebookis nii-öelda arvustuste koht, sest et noh, kui sul on seal ikkagi head arvustused stiilis just, neid neid küsida võikski nagu teadlikult ka niimoodi, et sa suunad klienti, et saada see hea õige arvustus, millega on midagi peale hakata, mitte lihtsalt, et 7 tükki kirjutavad, et ilusad küüned, vaid ka näiteks seda, et see tulemus püsib. Kui mul kas või näiteks ka midagi sellist, et murdsin küüne ära ja kiiresti oli abi vaja, Vivian kohe reageeris, oli valmis aitama, et sellised nagu elulised probleemid, mis inimestel, kes näiteks panevad endale need küüned, mis tal nagu mureks on, või siis hästi tihti juhtub ju ka seda, et ma tean enda käest ka, et ostan mingi viimase hetke reisipakkumise näiteks ja siis hakkab paanika, vaata, lennupilet on ära ostetud ja siis on nagu, issand, et oota, aga mul küüned ka vaja korda teha, et kuhu ma saan nii-öelda ka kiiresti aega ja kõik sellised asjad, et see klient saab ju väga positiivse kogemuse. Ehk siis seda, see nagu suunata tagasisidet küsides nendes valdkondades, kus tagasiside on oluline, suunata oma klienti küsimustega, et annaks sulle tagasiside, mida sa saad nagu hästi teiste klientide jaoks ära kasutada. Nii. Ja siis proovige see 5. punkt endale veel mõne sõnaga sinna lahti kirjutada, et kust otsib klient infot ja saite praegu nii-öelda vahetu vastuse oma potentsiaalsetelt klientidelt, aga küsimus siis, et kus ta ostab reaalselt selle teenuse või toote, ehk siis kas ütleme Külli ja Viviani puhul ongi, et otsib kodulähedast teenusepakkujat, on ju, aga mis seal nagu veel määravaks saab,
Liisi puhul ka siis, et kust see klient nagu, et kas see on nagu mingi selline asi, et meil peab olema enne suhtlus ja tekkima juba nii-öelda mingisugune esmane usaldus või see on selline passiivne ost, et ma saan selle asja lihtsalt ära osta, nagu ma ei tea, nagu ma telliksin endale Magda Beauty'st uue šampooni, on ju, et lihtsalt eristada siin enda jaoks seda kohta, et kas see on passiivne ost või see on aktiivne nii-öelda müük. No, usaldus peab kindlasti juba suhtluse põhjal tekkima, sest raamatupidamine on ikkagi nii isiklik asi tihtipeale, et sa ei ole nagu igale ühele võib-olla valmis seda nagu jagama. Et seal peab kindlasti olema mingi klapp. Ja ettevõtjana ja ümber on ka päris palju ettevõtjaid, et isegi tean seda, et nagu väga tuttavad paljud pelgavad, sellepärast et kui ma istun selle sama inimesega näiteks sõpruskonnaga koos kuskil laua taga ja ta teab alati täpselt seda, et kui palju mul raha on, mille jaoks ma seda kulutan, võib-olla ma slikerdan seal natukene, et panen ettevõtluskuludesse asju, mis ei peaks seal olema, ehk siis nagu tuttavate hulgas ka pisut kardetakse, nagu seda ma olen kuulnud, et võib-olla ei taha, et ma ei tea, parima sõbra naine alati on kursis nagu kõikide minu rahaasjadega peensusteni. Et mõnikord on lihtsam võib-olla pöördudagi mingi täiesti võõra inimese poole, kes sind ei tunne, sa tead, et ta ei puutu sinuga kuidagimoodi kokku, on ju. Et sa oled tema jaoks nagu anonüümne klient, on ju. Näiteks ka koristusteenus on kindlasti üks asi, mille puhul mina nüüd, kuna mul on üks kogemus olemas, hindan väga seda nagu anonüümsust, et lihtsalt jagan külli. Mul käis ka kunagi kodus mõned korrad koristaja. Lõppkokkuvõttes, miks ma sellest teenusest loobusin, põhjus ei olnud selles, millest ma kohe rääkima hakkan. Põhjus oli hoopis selles, et ma nagu tundsin, et ma ikkagi, kui ta läheb ära ja ma leian sealt kapi äärest ja mingitest sellistest kohtadest ikkagi nagu mingit, ma ei tea, puru ja tolmu ja kõike, siis me rääkisime sellest mõned korrad, aga ta ütles mulle, et tal on silmanägemine nagu kehvemaks jäänud, on ju. Siis ma mõtlesingi, et äkki ta siis varsti nagu hangib prillid endale või midagi, sest ma tean, et ega mina ka, kui ma prillid eest ära võtan, siis ma ka seda tolmu ei näe. Aga kui ma prillid ette tagasi panen, siis ma näen seda, on ju. Ja tavaliselt ma ikkagi koristangi siis prillidega, sest mul ei ole ju mõtet lihtsalt teha nagu midagi suvalist, on ju. Aga üks asi, mis mind selle koristusteenuse puhul nagu hirmsasti häiris on, ja ma olen seda tegelikult ka iluteeninduses varem nagu tähele pannud, et mulle ei meeldi see, isegi kui mulle räägitakse umbisikuliselt või anonüümselt teistest klientidest, ehk siis, et ta ei ütle küll kunagi nime, aga et issand, et ma käisin eile ühte kodu koristamas ja täitsa lõpp, kus seal oli ka koerakarvu ja lapsed olid ka jooksnud nagu poriste jalgadega ja kõik, on ju. Ma saan aru, et nagu kui ma oleksin teenuse osutaja, siis mind tõenäoliselt ka sellised asjad nagu lõpuks häiriks. Aga mul on niisugune tunne, et kui ta siis läheb minu juurest järgmise kliendi juurde, siis ta räägib samamoodi, et täitsa lõpp, kus tal olid mingid moosised käejäljed seal näiteks, ma ei tea, töö tasapinna peal või midagi, on ju, et võib-olla tõesti oligi juhtunud, et laps näiteks tegi endale moosisaia ja sinna jäi midagi või et nagu ei taha seda tunnet. Ja küünehoolduses on olnud mul ka samamoodi, et jah, et issand, mõnel on ikka jalad nagu nii hullus seisus, on ju, minule on kogu aeg öeldud, et huvitav, et miks te üldse pediküüris käite, on ju, et mul ei teki mingit nahapaksendeid ega midagi, aga lihtsalt, et nagu tegelikult ei taha teada nagu või ma ei tea, kuidas teil sellega tunne on. No jah, see näiteks seesama, mis sa algselt rääkisid puhastusteeninduse kohta, et see on hästi levinud probleem tegelikult. Et inimesed ei oska kliendi juures käituda. Nagu diskreetseks jääda, jah? Jah, diskreetseks jääda. Võetakse seda klienti justkui nagu sõbrannat, et see distantsi hoidmine ja säilitada see kliendi ja teenindaja suhe, see nagu see astutakse väga kiiresti üle see piir, et sa võid oma sõbrannadega mida iganes seal rääkida või teha või see, kui see jääb sinna seinte vahele, aga ühe kliendi juures teise juurde minnes arutada
milline see kodu oli, kus sa just olid või millised need pinnad olid, see on nagu, see ongi nagu see professionaalsuse puudumine. Ja no teine asi on tegelikult, mida ma ise nagu tookord ka nagu taipasin, esiteks me ei olnudki nagu otseselt isegi sõbrannad, aga kuidagi ikkagi, et kui inimene käib sul juba mitu korda kodus, ta saab kuidagi ikkagi omaks, on ju, ja siis vaikselt see suhtlus nagu niimoodi sigines ja siis lõpuks nagu noh, kui ma nagu taipasin, et tegelikult see mulle nagu eriti ei meeldi, siis ma mõtlesin, et see on ka selline teadmine, mida jagades nagu mina ei saa selle võrra nagu, no ma ei saa sellest teadmisest mitte midagi vaata või noh, et see teadmine, et kuidas kellegi näiteks käed-jalad või kodu välja näeb, keegi, keda ma ei tunne, keegi, kelle nime ma ei tea, see tegelikult ju ei anna ka mulle mitte midagi, et see lihtsalt jätab hästi halva maigu nagu suhu. Et ühesõnaga selline nagu noh, lihtsalt üks koht võib-olla, mille peale mõelda, on ju. Nii, aga söötke palun seesama küsimus chatile ka ette, sellepärast et siin noh, me nüüd ise panime oma mõtted kirja selle 5. punkti kohta, aga andke talle ka korraks, et võtame selleks ka veel paar minutit, et see osa lahti kirjutada. Ma usun, et siit tuleb ka mingi hea point. Ja kui te leiate või noh, saate panna, siis pange isegi selle kohta, et kui on Google'i otsing, et siis millised on need märksõnad, millega otsitakse.
nii, kas saite sinna midagi veel juurde? minul eraldi veel tõi välja, et kuna see teenus pole ühekordne, vaid ikkagi korduv, siis hästi oluline on esmase kontakti lihtsus. Et klient tunneb, et tal on lihtne mulle kirjutada, ta ei pea hakkama kohe täitma mingit suurt vormi või midagi taolist, et ta saabki lihtsalt mulle kirjutada. Ja Levinumad otsingusõnad tõi ka välja. väga hea, sellele tasub tähelepanu pöörata ja seda võib-olla omalt poolt veel täiendada, et täpselt nii ka küsida tuttavate käest, kellel seda potentsiaalselt võiks vaja minna, sest et chat arvab ühte, aga küsida ka seda, et mis otsingusõna nagu päris inimene kasutab selleks, et Külli näiteks tõi välja, et ta otsiks Google'ist, on ju, et mis sõna ta Google'isse sisestaks selleks, et seda raamatupidamisteenust leida. Sa tegelikult võid isegi vastata Külli sellele küsimusele. Ma arvan, et ma panekski väikefirma raamatupidamine või midagi sellist, väikeettevõte. Sest ma ju, kui ma vajaksin nagu, siis ma ei taha ju mingit suure, vaid tahangi kedagi, kes tegeleb mingite väikeste ettevõtetega, kes on selleks. Nojah, põhiline ongi ikkagi nähtavasti, et esimene mõte, mis tuleks, et väike raamatupidamine väikeettevõtetele. Üks ja mida meil ka varasematest koolitustest sama teenuse puhul on välja tulnud, ongi see, et sageli raamatupidaja ise nimetab kõiki ettevõteteks ja ettevõtjateks ja need ettevõtjad, kes alles ka nagu alustavad ja niimoodi nad ise hästi tihti, nagu Külli ka vaata praegu ütles, et väikefirma raamatupidamine, et hästi palju kasutatakse just hoopis sõna firma, see on ka nagu kõnekeeles palju levinud, on ju, et kui me teame, mis otsingusõnadega klient otsib, siis on meil lihtne kodulehe tekstega kirjutada niimoodi, et klient meid leiaks, eks. Et sellele kindlasti tasub nagu tähelepanu pöörata. No sealt tuleb natukene ka see, et ütleme, et mida mina olen nagu täheldanud, on natukene sellest vanusest tuleb ka, et niisugune vanem generatsioon, kuhu ma vist kuulun, kasutavad just firmad, sest see on selline sisse jäänud. Et vanasti olid ju kõik olid firmad. Mina ise otsisingi ettevõttele, aga ma ei tundnud selle peale ka, et nagu mingi väike firmale või midagi taolist, et see on väga hea point, mida kasutada tegelikult. No ütleme need, kes on 90-ndatel olnud juba aktiivsed, siis nendel on sisse jäänud ikkagi see firma. Ja. Õige. Külli, kas sina said siia ka juurde veel midagi sellesse 5. punkti? Ja selles mõttes, et ta andis mulle nagu Google otsingu nimetusi või nagu ka see just, et märksõnasid, mida nagu kasutada. Siis tuligi või ta sõnastas mul paremini ära selle Google Mapsi kaudu otsimise. Et tegelikult sealt annab ka ju hinnanguid ja asju leida. Kindlasti tuli juurde see telefoni või e-posti teel, sellepärast et teatud vanusegrupp ei kasuta Facebooki, Instagrami, veel vähem igasuguseid TikToke ja muid asju. Et kindlasti peaks olema siis see telefon ja e-post ka see, mille kaudu nagu tuleks juurde. Et ütleme nii, et ma olin õigel teel, aga ta nagu pani mu jaoks nagu suupärasemaks neid. Ja. Vivian, kas sina ka siia midagi said veel? No midagi ma kirjutasin sinna, jah. Aga ma mõtlengi, et chatist oli ka abi nagu. Ja veidi küll. Väga hästi.
ja nüüd enne pausi veel teeme viimase asja, sõnastame ära teie väärtuspakkumise. Ehk siis sõnasta palun, miks peaks klient just sind valima. Enne sa panid kirja väärtusi ja tulemusi ja teenust ennast ja nii edasi, on ju. Nüüd sa tead, kes see ideaalne klient on. Ja minu küsimus on, miks see sinu ideaalne klient peaks teenusepakkujaks valima sind? Ehk siis see on tegelikult, proovi see panna 1-2 lausega kirja, et mis on see nagu reaalne väärtuspakkumine, et kui sa enne lugesid võib-olla nimekirjana lihtsalt ette oma väärtused, on ju, mida klient sellest teenuse tarbimisest saab, siis nüüd sõnasta üks konkreetne väärtuspakkumine, millega võib-olla ka sotsiaalmeedias nii-öelda minna avalikuks, et mis see nagu kokkuvõtvalt on kõike selle peale. Liisil see oli juba suht olemas ka, aga proovi, äkki tuleb siia veel mingis sõnastuses.
nii, kas väärtuspakkumine on paigas? Küsin siis hoopis nii, kas sul on üks või mitu neid? üks. Nii, Vivian, alusta. Pakun hoolikalt ja rahulikus tempos tehtud küünehooldust naisele, kes hindab põhjalikku tööd, professionaalset lähenemist ja mõnusat teeninduskogemust rohkem kui kiirust. Seda ma tahan. Nii, väga hästi. See sobib kenasti. Kas teistel tuleb ka midagi? Minul tuli 2 tükki. Et pakun usaldusväärset ja põhjalikku koristusteenust, et saaksid nautida puhast kodu ilma oma väärtuslikku aega koristamisele kulutamata. Hoolitsen sinu kodu eest sama suure hoole ja tähelepanuga nagu omaenda kodu eest. Või siis, et aitan kiire elutempoga inimesel hoida kodu puhta ja meeldivana, pakkudes usaldusväärse, põhjalikku ja kvaliteetset koristusteenust. Sina saad keskenduda oma perele, tööle ja hobidele ja mina hoolitsen su puhtuse eest. Nii, teeme hääletuse. Kumb teid kõnetas Külli omadest, kas esimene või teine? Teine, aga see lõpp võiks ära jääda. See, et ja mina hoolitsen. See oli nagu natuke juba liig, et see ülejäänud pani ilusti nagu selle kogu punkti ja kõnetas mind väga. See ei tähenda küll, et sa selle teise pead ära kustutama, aga ma küsin neid arvamusi praegu lihtsalt sellepärast, et see ongi nii, et ühte kõnetab üks, teist kõnetab teine asi ja sa nagu, kui me turunduse juurde lähme nagu rohkem, siis sa saadki neid mõlemaid kasutada. Et saad katsetada erinevatega. Liis, kumb sind rohkem kõnetas? Pigem vist esimene. Mulle meeldis ka vist või praegu nagu kohe nagu tõmbas kuidagi see esimene mulle tähelepanu, aga seal on ka, et mulle oleks piisanud samamoodi sellest esimesest lausest. Seal oli see teine lause ka, on ju, see nii-öelda lõpp, selle esimese väärtuspakkumisel oli sul ka 2 lauset, on ju. Jah, et hoolitsen sinu kodu eest sama suure hoole ja tähelepanuga nagu omaenda kodu eest. Et mulle juba isegi see nagu sobis väga hästi. Et ühesõnaga see nagu tundub, et töötab. Ja jätagi need kõik alles, sest Vivianit näiteks kõnetas teine ja samamoodi me klientidena nagu päriselt klientidena otsides teenust lähme täiesti lahku selles suunas, et ühte üks, teist teine ja sinul on võimalus nii-öelda teha koostööd mõlemaga. Liis, mis sinu väärtuspakkumine on? Mina ei sisesta lihtsalt su arveid, mina disainin su rahaasjad nii, et need toimiksid ka hooajalise sissetulekuga. 13+ aastat meelelahutusvaldkonnas tähendab, et tean täpselt, milline on sinu argipäev. Selgitan numbreid arusaadavalt ja hoiatan enne, kui midagi valesti läheb. Sinu rahaasjade disainer annab sulle turvatunde, et kõik on korras. Sina loo, mina hoolitsen, et numbrid oleksid sinu poolel. See on liiga pikk äkki? See on võib-olla natuke pikk. Pisut pikk, aga iseenesest point on hea, et sihukest rahaasjade disaineri terminit ma vist ei olegi varem kuulnud. Jah, mina ka ei ole. Ja, kas see on sul ainukene või oli sul veel variante? Et kas me saame hääletuse teha või ei saa? No ma vaatasin nagu midagi lihtsamat ka selles mõttes, et miks või nagu ma pole lihtsalt raamatupidaja, kes sisestab numbreid, olen ise 13+ aastat tegutsenud meelelahutusvaldkonnas ja tean, milline on sinu hooajaline argipäev. Selgitan numbreid nii, et saad nendest aru ja hoiatan enne, kui midagi valesti läheb, mitte pärast. Ma ei tea, see lõpp mulle ei meeldi väga. Aga vaatame seda pärast edasi. Mulle tundub, et Triinul tuleb teine vestlus peale. On ju, Lisett on meiega vahepeal liitunud, et sul hakkab Triinuga vestlus vist, eks? Ja, aga lähme siis meie praegu välja ja näeme kell 1 teiega uuesti Zoomis ja siis arutame seda Liisi dilemmat natukene.
jah, ma seni mõtlen selle peale. ja super, teeme nii. nägemist. Nägemist.